Tere! Kas teadsid, et kunagi ammu oli koolis õppimine võimalik ainult vähestele inimestele? Ja kui sul õnnestus kooli saada, olid sa väga hea saavutus. Täna rändame ajas tagasi rohkem kui 300 aastat. See oli aeg, kui Eesti kuulus Rootsi kuningriigi alla. Seda aega nimetatakse vahel isegi vana heaks Rootsi ajaks. Aga miks? Mis muutus? Ja kuidas see kõik mõjutas meie koolis käimist? Uurime koos. Rootsi aeg kestis Eestis ligikaudu sajandi, umbes aastatel 1600–1700. See oli periood, mil Eesti alad kuulusid Rootsi kuningate võimu alla ning neid valitseti kui osa suurest Põhjamaade riigist. Elu ei olnud kerge. Toimusid mitmed sõjad, eriti Liivi ja Põhjasõda, mis tõid kaasa kannatusi ja hävingut. Talupojad pidid maksma kõrgeid makse ning täitma kohustusi mõisnike ees, kuid samal ajal hakkasid levima uued ideed ja muutused, mis mõjutasid kogu ühiskonda. Rootsi riik püüdis oma valdustes kehtestada korda ja arendada haridust. Rajati koole, kirikutes õpetati lugemist ning kirikuõpetajad pidid hoolitsema selle eest, et rahvas oskaks lugeda katekismust ja piiblit. See oli midagi täiesti uut. Esimest korda hakati talurahva haridust oluliseks pidama. Samuti toodi Eestisse uusi seadusi ja halduskorraldusi, mis lõid aluse hilisemale kultuurilisele ja vaimsele arengule. Kuigi aeg oli raske, jättis Rootsi võim Eestisse jälje, mis mõjutas meie kultuuri ja haridust veel kaua pärast seda, kui Rootsi aeg oli lõppenud. Üks kõige tähtsamaid inimesi Rootsi ajal oli Bengt Gottfried Forselius. Tema oli õpetaja ja koolimees, kes tahtis, et Eesti lapsed saaksid hea hariduse. Forselius lõi õpetajate seminari, kus koolitati uusi koolmeistreid. Ta koostas ka uue aabitsa, lihtsa raamatu, mille järgi oli kerge lugema õppida. Tänu temale tekkisid paljud külakoolid üle Eesti. Forseliuse nimeline kool asub tänapäeval Tartus. Rootsi ajal tekkisid esimesed külakoolid. Need olid väikesed majad, kus lapsed õppisid lugemist, katekismust ja vahelda kirjutamist. Koolis käimine ei olnud veel kohustuslik, kuid paljud pered tahtsid, et nende lapsed õpiksid. Ja igal võimalusel saatsid sinna kas või ühe oma lastest. Enamus lapsi eelistas koolis käimist raske talutöö asemel. Lugemisoskus muutus järjest tavalisemaks. See oli suur samm edasi. Esimest korda ajaloos oskas suur osa Eesti talurahvast lugeda. Rootsi ajal rajati ka uusi trükikodasid. See oli väga tähtis, sest nüüd sai trükkida eestikeelseid raamatuid. Ilmusid esimesed eestikeelsed aabitsad ja kirikuraamatud. Mida rohkem raamatuid trükiti, seda rohkem inimesed lugesid. Nii kasvas eestlaste haridus ja kultuur. Trükikodade abil jõudsid teadmised ka väikestesse küladesse, kus varem polnud raamatuid. Lugemine muutus oluliseks osaks igapäevaelust, sest kirikuõpetajad ja koolmeistrid julgustasid lapsi õppima. Nii hakkas kujunema eestikeelne haridus, mis pani aluse rahva vaimsele ärkamisele ja oma kultuuri hoidmisele. Kuigi elu oli raske ja sõjad ei kadunud, tõi Rootsi aeg Eestisse midagi väga väärtuslikku – hariduse. Inimesed õppisid lugema, tekkisid koolid ja eestikeelsed raamatud. See pani aluse meie kultuurile ja haridusele. Seetõttu meenutatakse Rootsi aega sageli kui head ja kasulikku perioodi. Rootsi aeg muutis Eesti elu. See tõi meile koolid, õpetajad ja lugemisoskus. Tänu sellele saame meie täna õppida, lugeda ja mõelda oma keeles. Ajalugu näitab, et haridus on alati olnud meie tugevus. Kohtume järgmises videos.